Igas organisatsioonis evitakse ühte suhtluskultuuri 4. A. Võistlev edukultuur. See on selline kultuur, kus inimesed pingutavad hea mulje loomise nimel. Nad püüavad näidata, et nad on targad, edukad, saavad hakkama ja seda ka siis, kui tegelikult seal võivad olla probleemid, puudused ja arengukohad, nagu meil inimestel alati neid on. Teine kultuuriliik on professionaalide viisakuskultuur. See on kultuur, kus inimesed teavad küll üksteise puudusi, nad märkavad neid, nad on rahulolematud teineteisega mõnikord, aga mängitakse sellist viisakas olemise mängu, kus olulistest asjadest lihtsalt ei räägita. 4. on klatšikultuur. See tähendab seda, et inimesed on jõudnud punkti, kus see rahulolematus tahab tulla siit seest välja. Aga kuna puudub turvaline töökultuur, me ei saa nendest asjadest konstruktiivselt ja turvaliselt rääkida, siis me räägime sellest nurga taga, kohvinurgas, lõunalauas. Ja 4. kultuur on tagasisidekultuur. See on kultuur, kus inimesed on jõudnud turvalisse punkti, nad saavad üksteise peale kindlad olla, et kui me ka tõstatame natukene tundlikumaid asju, siis me kunagi ei võta seda kriitika ja rünnakuna, vaid võimalusena koos midagi õppida, et meeskonnana kiiremini edasi liikuda ja soovitud tulemusteni jõuda. 16. detsembril on toimumas avalik koolitus tagasisidekultuuri loomine meeskonnas. See on koolitus, kus sa õpid konkreetsed tehnikad, tööriistad ja raamistiku selleks, et liikuda tagasisidekultuuri suunas. Sa leiad tõhusad meetodid tagasiside andmiseks, tagasiside küsimiseks, psühholoogiliselt turvalise meeskonna loomiseks ja seeläbi ka kiirema edu nautimiseks. Kohtumiseni!